Niisiis Keila kirikust taas kord väljas ja kabeliaias või vabandust, kirikaias. Aga Keila kiriku ümbrusesse on maetud mitmed tähtsad isikud ja on ka mitmesugused kabelid. Me praegu jalutame mööda Ääsmäe kabelist ehk siis Ääsmäe mõisa matusekabelist on Kernetite kabel ja on Keila surnuaial ka veel üks eriti tähtis perekond, kellest me kohe saame mööda. Muideks Keila surnuaeda on maetud ka osad Krusensternide suguvõsa liikmed. Aga praegu me jõuame hoopis sellisesse huvitavasse kohta nagu Rehpinderite rahula. Ja kes on aga Rehpinderid? Rehpinderid on Saku õlletehase asutajad. Ja lähemegi siit täpsemalt sisse. Me näeme siin maetud Konstantin Graf Rehpinder. Olgu öeldud, et nemad olid Saku mõisnikud. Üks plaat, mis on küll ka loetamatu ja on katki läinud see plaat siin. Ja siin edasi üks metallist hauaplaat. Graf Karl Friedrich Rehpinder. Veidi edasi on siis Ferdinand Rehpinder. Siin Rehpinderite rahulas on ka mõningad hiljem maetud inimesed, kes ei ole tegelikult Rehpinderitega üldse seotud, aga nõukogude ajal järelikult või õieti hiljem siis siia maetud. Ja üks hauaplaat, mis on siis päris maa sees, Del Kunde Eveline Comtes Rehpinder. Kusjuures huvitav on ka see, et kui me siit natukene ära puhastame, siis on haual vabamüürlük sümbol. Aga liikudes siit nüüd ringiratast veel ka edasi, jõuame me sellise koha juurde nagu Vääna kabel, nagu teda küsitakse. Vääna kabel on siis Vääna mõisnike matuse ja rahukoht. Vääna mõisnikud ehk siis Stakelbergid. Selline Kreeka templipärane kabel, suurejooneline jooni ja sammastega, kolmnurkse frontaalviiluga. Ja minnes siit kabeli äärest veel nüüd ringi, kui me siit ringi ära teeme. Muidugi siin on maetud ka teisi tähtsamaid isikuid, paruneid ja muid selliseid tegelasi, aga minnes siit ringi paistab nüüd Kumna kabel ehk siis Kumna mõisnike Meiendorfide kabel. Ja see kabel on vaadata väega, et ikkagi üpris nukras seisus. On küll ehitatud peale talle katus, et ta ei laguneks edasi. On veel olemas kultuurimälestise silt ja Meiendorfide vapp frontaalviilul. Ja nii palju siis praegu siit Keila kirikaiast. Ütleks seda, et Keilas oli teine surnuaed omal ajal veel, mis oli siit üks ligi peaaegu kilomeeter või vähem eemal linna keskel, kuid see lükati siledaks nõukogude ajal buldooseriga, et seda kalmistut ei olnud vaja. Ja nii need tuhanded ja kümned inimesed, kes on sinna maetud, on siis praegusel hetkel seal all ja nii nad